Tere kõigile! Järjekordne kolmapäevane, nagu välja on kujunenud live, mõnikord teeme ka muul ajal neid laive, aga vaikselt siis ootan inimesi, publikut natukene. Ja jällegi meid on unistatud ka ilusa ilmaga, seega, aga siiamaani on teid piisavalt ja hästi tulnud, et siis ootame natukene inimesi, ma senikaua jälle toimetan siin arvutis natukene. Aga varsti ootame siis paarkümmend inimest ära ja siis ma teen sissejuhatuse ära. Ja nagu te näha võisite, mis ma siis täna kirjutasin, et täna räägime siis lastest, kes teevad trenni ja kuidas nende toitumine võiks olla. Nii et ma arvan ja loodan, et väga paljud lapsevanemad võiksid ja peaksid seda kuulama. Ja ma käisin täna Vinnis, kui keegi teab, see on Rakvere lähedal ja seal nimelt oli treeninglaagris iluvõimlemisklubi Piruett, noored tüdrukud, väga noored. Nende vanus oli umbes seal 10 aasta ringis. 2 neiut olid natuke vanemad ka, aga ülejäänud olid kõik seal kuskil 10 ringis ja oli ka alla 10-aastaseid. Ja see, mida ma sealt kuulsin, mida siis rääkis mulle nende treener, tekitas minus muret, aga ma ei saa öelda, et ma ei ole sellega varem juba kokku puutunud ja siinkohal tahakski rääkida, anda siis oma seisukoha sellest, kuidas peaks olema noore inimese toitumine, lapse, et laps on tegelikult ju lihtsalt väikene inimene, on ju, et ta ei ole väga tegelikult teissugune ja mis probleemid võivad siis kimbutada ka lapsi ja kuidas siis võiks olla vanema poolt see suhtumine, millega ma jälle olen kokku puutunud, et saadetakse laps siis trenni selle eesmärgiga, kui hakkavad ülekilod näiteks tulema, et siis laps liigub vähe, aga tegelikult need ülekilod enamasti, nii palju kui mina kogemusi oman selles valdkonnas ja ma olen rääkinud päris paljude lastega, lapse vanematega, see tegelikult kõik algab ikkagi toitumisest. Nii et ootaks üks 50 inimest ära, mis peaks kohe täituma ja siis hakkaks selle teemaga konkreetsemalt pihta ja tegelikult see ei puuduta ainult lapsi, mis ma täna räägin, see kehtib ka tegelikult täiskasvanute kohta ja mida te peaksite siis tegelikult silmas pidama ja kui te mõtlete, et hakkate trenni tegema, et kuidas selle asjaga siis täpsemalt ümber käia. Vot. Nii, ma annaksin üks 3 minutit veel, see vaatajate arv praegu siin kõigub, aga kohe varsti tuleb. Ja muideks, kui ma sain aru, et kuulavad ka mõned tüdrukud, kes täna siis, kellele ma täna rääkisin, et kui te olete siin, äkki te annate endast märku, kuigi te olite täna sellised väga tagasihoidlikud, kui mina rääkisin. Väga palju rääkida ei tahtnud, 2 küsimust siiski oli ja väga asjalikud küsimused, kui juures tulid ja ma vastan ka neile täna, et kui te olete siin, siis te võiksite ennast märku anda, et tore oleks jälle teada, et me saame jälle suhelda. Nii, teeme 1 minuti veel ja siis hakkame pihta. Ja kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis pange need julgesti kirja ja ma vastan siis, kui ma olen oma jutu ära rääkinud ja siis mis iganes küsimus on, kui see on treeningu, toitumise, liikumisega või mingi muu valdkond, jällegi pange kirja, ma räägin oma jutu ära ja siis ma vastan küsimustele nagu alati. Nii, 10 inimest oleks veel vaja. Siin on kohal siis Meri Pirves, kes tegelikult organiseeris selle minu sinna mineku, selles mõttes, et kutsus mind sinna. Tema on ütlasi ka Pirueti tegevjuht, nagu ma aru sain. Loodan, et see on okei, et ma neid asju räägin praegu, Meri. Et kui keegi tahab siis oma last saata sinna võimlema, siis võib julgesti, ma arvan, et Meri poole pöörduda ka. Nii, 8 inimest, kus te olete? Siis me saame alustada. Nii, 9 inimest. Okei, vaatame veel natukene. Olgu.
Aga mis seal ikka, 5 minutit on täis, inimesi on peaaegu sobilik arv koos ja teeme siis algust. Ja täna ma tahan rääkida tegelikult 2 asjast. Kõigepealt siis sellest noorte toitumisest, mis on siis trenniga omavahel seotud, ja siis teiseks ma tahaks rääkida tervisekontrollist, mis on siis, ma arvan, et igale inimesele väga-väga vajalik, nii noorematele kui ka vanematele, mehed, naised, aktiivsed, mitteaktiivsed, ja ma räägin sellest ka natukene siis täpsemalt. Aga ühesõnaga, nagu ma siin alguses ütlesin, et siis käisin iluvõimlejatele, kes siis võimlevad sellise klubi nime all nagu Piruett, rääkimas tervislikust toitumisest. Osalejad, selle, kellel ma tegelikult rääkisin, see oli minu kõige noorem publik üldse senini. Ja nagu ma ütlesin, nende vanuse jäi seal 10 kanti, osad olid kindlasti nooremad. Ja väga tagasihoidlikud olid, aga seda me pahaks ei pane, sellepärast et see oli ka nende jaoks selline esmakordne, nagu ma aru saan, vähemalt minu poolt on ju, seega ei ole midagi hullu, et ma olen tegelikult kõige sellega varem kokku puutunud ja minu jaoks oli see küllaltki okei situatsioon, aga nende jaoks võib-olla siis mitte nii väga. Ja mis siis tegelikult selgus sellest ja mis selgub, ma räägin nendest tüdrukutest, aga ma räägin ka tegelikult, ma pean silmas siin väga paljust teisi lapsi, keda ma isiklikult olen näinud ka, kes on minu juurde tulnud, kas siis oma lähedaste soovitusel põhimõtteliselt. Ja selgus see ja nagu alati selgub, et tegelikult need ülekilod ei tule sellest, et liigutakse vähe, vaid need ülekilod tulevad tegelikult valest toidust. Ja kurb tõsiasi on see, et lapsed tihti valetavad, kui need küsitakse või nad ei julge seda tunnistada või ollakse vait või no ühesõnaga see on väga, väga raske teema nende jaoks tegelikult, sest võib-olla pahatihti küsitakse nende käest seda kuidagi kurjustavalt ka ja kuidas sa siis nagu annad järgi sellele, et kui sul keegi kurjalt küsib, kas sa nüüd tegid seda, teist või kolmandat on ju sul ja, siis kardetakse, et tuleb veel seda peale, nii et kui keegi kavatseb selle situatsioonile nüüd kodus teistmoodi läheneda, siis kindlasti ma ei soovitaks kurjustada. Mina enamasti ütlen rahulikult, et räägi ausalt kõik ära, et siis me saame nagu teada, millest see probleem tegelikult on ju, ja kõik juhud on tingitud ikkagi väga-väga valest toitumisest. Ja mida vanemad tihti teevad, siis on see, kes on jällegi minu poole pöördunud, et ehk siis arvatakse, et väheses liikumises on probleem ja siis lihtsalt pannakse nad kuhugile trenni ja võib-olla selle tulemusena mõned kilod justkui kaovad, võib-olla kellelgi kaob veel rohkem, väga tubli, kui niimoodi õnnestub teha, on ju. Aga tegelikult tuleks suuremat rõhku pöörata toitumisele ja see on raske, see võtab aega, see ei ole kerge, öeldakse alati ju, et minu lapse sööd edasi teist ja tead, kui raske on, mulle öeldakse neid lauseid öeldakse mulle, tead, kui raske on panna teda nii ja naa toituma, ma saan aru, aga raske ei tähenda seda, et sellest peab loobuma, selleks peab järjepidevust olema. Ja kui ma siis rääkisin lastele täpsemalt sellest kõigest, mis siis see rämpstoit, nii magus kui ka soolane ja siinkohal ma pean silmas ikkagi rämpstoitu ja võib-olla isegi ebakvaliteetset sööklatoitu, sellepärast et rämpstoit ei ole ainult see, mis tuleb pakis, on hästi soolane, magus ja krõbisevas pakis, et tegelikult ma pean jällegi siin kahjuks ütlema ja ma ei taha kedagi kindlasti solvata, aga mõned sööklatoidud nii koolis kui ka muudes asutustes ei ole kaugel tegelikult rämpstoidust. Palju soola, palju suhkurt, palju tervisele kahjulikke rasvasid on ju ja see kvalifitseerub kahjuks rämpstoiduna. Aga mis me siis räägime lastest täpsemalt, mida see rämpstoit siis teeb, et teatud vanuseni laps saab hakkama niimoodi tegelikult, et ta võib süüa mida iganes ja paljudel lapsevanematel levib see teadmine, aga mingist hetkest see on jällegi individuaalne, aga kui see laps hakkab jõudma sinna teismeikka ja kui ta kuni selle perioodina on toitunud väga ebatervislikult, siis hakkab see mõjutama tema enesetunnet, tema tujusid kindlasti, kehakaalu, sooritusvõimet, kui me nüüd räägime siis treeningutest, taastumist ja selles mõttes ka, ma ütleks vaimset tulevikku, sellepärast, et tal võib tekkida või tõenäoliselt tekibki selline ebatervislik suhe toiduga, mis ei ole positiivne. Toiduga peaks ainult positiivne suhe olema, sellepärast, et see on tegelikult kütus meie kehale, mis peaks olema edasiviiv jõud, seda mul on ka varem igal pool blogides kirjutanud. Ja mis siis juhtub, on see, et enesetunnet, kuidas see mõjutab. Esiteks, ebakvaliteetne toit, nagu ma see eelmine nädal kirjutasin, mõjutab siis enesetunnet sõna otseses mõttes, kui sa toidu ära, sul on paha olla, kõht valutab, tujud lähevad pahaks, on ju. See toit mõjutab selles suhtes väga palju ja ma olen ise lapsena ka tegelikult seda kogenud. Nüüd, kus ma seda kõike tean palju sügavamalt, siis ma saan ennast tagantjärgi analüüsida kõiki neid olukordasid.
kehakaalu ilmselgelt mõjutab siis. Ja siinkohal ma ütleksin ka võib-olla alakaaluliste laste kohta, et tegelikult kui toit on ebakvaliteetne, siis selle pealt, kui on kiire ainevahetus, siis ei ole võimalik kaalu väga juurde võtta. Olen ka selliste lastega kokku puutunud, kellel on väga väikene kehakaal ja siis süüakse seda rämpstoitu väga ebaregulaarselt, ilmselgelt, et seda üldse süüakse, keha selle pealt kahjuks ei ehita midagi, isegi kui lapsel on kiire ainevahetus või siis sellest võib tekkida mingisugune edasine ainevahetus rike, et väga pikk ja väga lai teema. Taastumist kindlasti mõjutab, sellepärast et jällegi, et kui laps teeb intensiivselt trenni, näiteks nagu nemad, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis minu arust oli seal 3 tundi või 5 tundi päevas, et igal juhul väga palju trenni tehakse ja selleks ei piisa sellest, et süüakse ainult endale suhkurt, soolast ja igasugust keemiat sisse, on ju. Keha sellest ei taastu ära. Kui tekib näiteks mingi vigastus, tänu sellele paraneb see vigastus mingil määral kauem. Ma ei tea täpselt, oleneb vigastusest ja siis sellest võib tulla, et kui kaua. Ja muidugi kehakaal, mis on sellest mõjutatud, eriti kui me räägime siinkohal näiteks võimlejatest või muudest spordialadest, kas või näiteks kerge jõustik ja neid ülekilosid seal ikkagi mingil määral on, siis tegelikult laps peab kogu selle koormaga ringi liikuma, eriti kui laps on juba nüüd ütleme natuke rohkem ülekaalus, võib-olla seal 10 kilo kuskil, siis pannakse näiteks ta kerge jõustiku või jalgpalli, on ju, kuna see rasvamass, mis tal peal on ja näiteks 10 kilo, mida on tegelikult väga palju juba, siis kui ta sellega peab ringi jooksma, tegema seal mingeid pöördeid, venitama, painutama, hüppeid ja kõik asju tegema, see kõik lihtsalt mõjub tema liigestele koormavamalt, on ju. Ja siis ongi noored lapsed hädas juba liigese valudega, ilmselgelt ebakvaliteetne toit nagu soosib ka neid põletikulisi protsesse, on ju. Ja sinna juurde panna veel selline üleliigne ja võib-olla isegi ebanormaalselt suur mass ja öelda, et nii, hakka nüüd trenni tegema, on ju, mine jookse teistega kaasa, küll sul see võhk tuleb. Ei, põlved võivad valutama hakata väga vabalt, mitte vaid tõenäoliselt hakkavadki. Muud kehaosad täpselt samamoodi, olenevalt jällegi treeningust, mida tehakse. Seega see ebatervislik toit, nagu ma ütlesin kõikidest asjadest, mida ta siis mõjutab, seda tuleks väga tõsiselt võtta, et see asi ei lahene sellega, et panna lihtsalt laps trenni ja arvata, et siis hakkab olukord paremaks minema. Sellele sama aegselt või siis isegi enne seda tuleks proovida ikkagi toitumisega teha see suurem muudatus ära. Sellepärast, et toitumine on see, mida me teeme 3 korda päevas. Aga 3 tundi tehakse trenni maksimaalselt, võib-olla rohkem. Oleneb jällegi, on ju, mida tehakse. Need tüdrukud muidugi teevad meeletult palju, sellepärast, et selline ala nõuab sellist treenimist lihtsalt, on ju. Aga jällegi, kui see kehakaal on suurem ja seal venitatakse ja hüpatakse, siis tekivad lihtsalt need füüsilised terviseprobleemid sinna kõrvale ka, mis on siis liigeste või kas või lihastega seotud, on ju. Ja siis ei taastuta sellest ära, läheb tuju halvaks, ei suudeta seda enam edasi teha. Ja mida ma veel siis hiljem veel kuulsin, on see, et täpselt sellistel põhjustel tegelikult jääb üldsegi paljudel trenni tegemine puudu. Vabandust, mitte puudu, vaid jääb ära selles mõttes, et aastaid tehakse ja siis mingi hetk enam, nagu ma ütlesin, keha ei suuda enam selle kõigega toime tulla, kui need toitumisharjumused on nii halvad või kas või puhkamine, aga toitumine on muidugi palju tähtsam, sest üldiselt lapsed peaksid suht magama hästi. Ja siis lihtsalt keha ei tule enam toime sellega ja ongi kõike siis sellepärast jäetakse sport ära, et sooritusvõime langeb, on ju, enesetunne on halb, ei jaksa, tujud on pahad, on ju, kogu see tegelikult röövib energiat, on ju, röövib tervist ja siis see treening sinna peale, lihtsalt see on tegelikult see signaal, kus keha lihtsalt karjub appi, et ära mind nagu füüsiliselt ka piina, kui sa mind toiduga juba piinad, on ju, ära siis mind piina enam selle trenniga ka veel peale, sest sellepärast, et kui sa vale kütusega üritad midagi teha, siis sa ei lihtsalt tööta. Sa ei vala mingisugusesse masinasse või ükstapuha, millise aparaadiga meil tegu on ju, et sa ei pane sinna täpselt vastupidist kütust sisse, see asi lihtsalt ei tööta või ta ei tööta väga kaua. On ju. See peab olema ikkagi vägagi kooskõlas kõik, kuhu ja mida sa paned, ehk siis ikkagi tervislik toit on inimese edasiviiv kütus, mille pealt ta siis saab toimetada. Ja mis küsimused mul siis küsiti, nagu ma alguses ütlesin, et 2 väga asjalikku küsimust tuli, et kui ma olin kõik selle jutu ära rääkinud ja mis see kehaga täpselt teeb, siis üks tüdruk küsis minu käest, et aga miks selliseid asju müüakse? Et kui need on nii halvad ja kahjulikud inimestel, miks siis sellist asja müüakse, aga tema kahjuks ei ole, või õnneks ei ole veel selle maailmaga, kus me elame, selle planeediga nii tuttav ja
lihtne vastus on see, et lihtsalt seda tehakse omakasupüüdlikel eesmärkidel, ehk siis raha, äri ja need inimesed, kes seda teevad, kes müüvad selliseid asju, mis tegelikult tervisele on kahjulikud, siis ma peaksin ütlema, et ma ei taha kedagi solvata, aga mul ei ole ka midagi head öelda, seega ma parem ei hakka midagi väga ütlema, sest ma arvan, et siinkohal saavad kõik lapsevanemad, kes seda kuulavad, nooremad ja ka lapsed võib-olla, et siis saate aru, et seda tehakse raha nimel ja selliseid asju raha nimel teha minu arust ei ole üldse õige, kuna ma ise ju teen tegelikult, proovin inimesi just õigele teele suunata ja õnneks see on õnnestunud, sellepärast et eile meil täitus ju 50 000 kaotatud kilo, mis on siis natukene üle 2 aastaga täis saanud ja siinkohal kiire üleskutse veel kõigile, et pange ennast kirja ja tulge õhtusöögile tähistama seda koos, on ju, et 10 tükki teid on oodatud, seega kiiremad, palun andke endast märku ja paneme selle asja lukku ja varsti kohtume. Nii et jah, selline küsimus oli ja ma pidin andma kahjuks sellise reaalse vastuse, sest tegelikult siin mingit muud vastust ju ei ole. Ja küsiti ka koolitoidu kohta. Ja koolitoiduga mul on väga palju kogemusi olnud ja mul on üks kogemus, millele ma esile tõstaksin, on see, et üks neiu, võib-olla oleks pidanud ütlema seda, aga ühesõnaga, sest ma oma klientidest väga, täpselt räägin ma rohkem, et ütle, aga ühesõnaga üks neiu, kes tegeles ühe spordialaga ja temal oli ka kehakaal oli probleemiks ja tema toitus siis niimoodi, et tema sai koolitoitu 3 korda päevas ja peale seda, kui ta oli hakanud selle peale minema, siis hakkaski kehakaal tõusma. Siis me tegime sellise asja, et ta saatis mulle iga nädal, ta saatis mulle oma selle programmi või selle nädala menüü, mis tal koolis pakutakse ja ma tegin seal korrektuurid ära ja nende korrektuuride tagajärjel hakkas ta kehakaal jällegi langema. See juhtus väga kiiresti kõik. Seega jah, et koolitoit kahjuks alati ja enamasti, nii palju kui ma neid menüüsi olen näinud, ei ole ka, eriti kui seda süüakse tihti. Ehk siis 3 korda päevas, 5 päeva nädalas, võib-olla isegi, kui keegi elab kuskil kooli territooriumil, et võib-olla isegi siis rohkem on, et siis kindlasti tuleks toitumine üle vaadata, et mis seal siis täpselt on, eriti kui see kehakaal tõuseb, enesetunne halveneb. Ja et mis siis teha? Minu vastus talle oli lihtne ja õnneks tema ema oli juba tegelikult ja siinkohal ma soovitan siis Viivikal, kes küsis küsimuse ka selle laste toitumiskava kohta, siis soovitan sulle eriti teravalt kuulata. Et mis siis teha? Minu vastus on lihtne, et lapsevanemad ei pea hakkama ise otseselt mõtlema, te ei pea hakkama leiutama mingisugust kavasid, te ei pea pöörduma tegelikult eraldi toitumisnõustaja juurde, nagu siin Viivika küsis, kas ma teen eraldi. See asi on tegelikult justkui valmis, ehk siis minu toitumisprogramm tegelikult, te ei pea seal midagi hakkama leiutama. See toitumine sobib lapsele täpselt samamoodi, kui nüüd lapsel, ja siis tuleb siinkohal lapse toidukogust piirata ei tohiks küll, aga selles mõttes muidugi tuleks silmas pidada, mida ta sööb, mida ta ei söö, aga päris kõike, kui te tahate lapse rämpstoidu pealt üle tuua, ehk siis mingid šokolaadikrõpsud ja saiakesed on ju minu toidu peale, siis see on tema jaoks muidugi täiesti võõras on ju. Siinkohal te peate kindlasti oma lapsega rahulikult rääkima ja vägagi tagasihoidlikult ja rahulikult lähenema selle asjale, mitte kohe kõike seda nii-öelda talle peale viskama on ju. Ehk siis minu toitumiskava tegelikult sobib ideaalselt, ei pea käima, muidugi kui keegi tahab, tehke veretestid ära, veenduge selles, et lapse tervis on korras, et tal ei ole mingisugust terviseriket, mis soodustaks kaalu tõusu ja proovige mu toitumiskava. Et see on kõige lihtsam praegu ja selle tüdruku ema oli teinud liitumise ära ja nad planeerivad siis, kui ma nüüd õigesti aru sain, sügisel kooliajast alustada sellega või nad on juba praegu algust teinud. Aga kui nad oli laagris, siis see päris võimalik ei ole seega, ma eeldan, et kui nad koju tagasi lähevad, kui neil mingit laagrit veel ei ole, siis nad saavad sellega algust teha. Ja ma soovitan Viivika sulle täpselt samamoodi, et kõik, kes on minu arust käinud lõppude lõpuks, lõpeb see asi sellega, see asi algab sellega, et kõik tegelikult selgub, et toitutakse väga valesti, liigutakse ka, aga süüakse väga valesti. Ja asi tavaliselt meie kohtumine alati lõpeb sellega, et siin ei ole vaja mingisugused mega erivõtteid lastele, sellepärast et piisab sellest, kui nad hakkavad toituma minu toitumiskava järgi. Et siin ei ole vaja midagi leiutada. Ja küsitakse, et Viivika veel küsis, et kas kogused ei ole liiga suured. Kogused tegelikult peaks laps ise reguleerima. Teie panete sisse tema andmed on ju ja
ja siis põhiline on see, et ta hakkaks neid toite sööma ja las ta sööb sellise koguse, isegi kui ta tahab rohkem süüa, see on okei, sellepärast et see on kõik vitamiinirikas, mineraalid, valgud, rasvad, süsivesikud, kõik pärinevad täisväärtuslikest toitudest, on ju, ja las nad söövad seda nii palju, kui nad tahavad, vähemalt, siis tal on kõht nii täis, et tal ei teki seda isu, et minna ja võtta šokolaad, komm või mis iganes asi, on ju. See nagu aitab protsessile kaasa, sellepärast, et kui keha on toidetud ja kõht on täis, mitte kõht lihtsalt täis, on ju, mida iganes toitu, vaid tervislikku toitu, millest laps saab siis oma toitained kätte, siis tegelikult on nende isude vastu palju kergem võidelda ja see täpselt seesama asi kehtib täiskasvanutele ka ja ma tean lapsi, kes toituvad tervislikult, kes vahepeal on ka ebatervislikku toitu söönud, on nagu siis nagu hakanud tervislikuks toituma, neil ei teki enam neid isusid täpselt samamoodi nagu vanematel inimestel. Et lapsevanemad, palun saage aru, et see magus ja rämpstoit ja see kõik ei ole okei, sest noh, mida ma olen tihti kuulnud, lapse keha ju põletab selle kõik ära, no mingi perioodini jah, põletab, on ju, mingid ajad, võib-olla isegi mingid aastad, aga mis süveneb, on see halvad toitumisharjumused, on ju. Need halvad toitumisharjumused süvenevad aastatega ja sellest nii kergesti lahti ei saa. Mida hiljem alustada, seda raskem on sellest lahti saada. Oleneb, ma käin tänava peal ringi, ma käin poodides ringi, ma näen väga paljusid kahjuks me ütleme ülekaalulisi lapsi ja siis ma vaatan, mida nad poes endale kõike ostavad ja siinkohal me tuleme järgmise asjani, mida ma olen tegelikult kirjutanud, rääkinud ka ja te võiksite, see on natukene selline range teema, on ju, aga ma soovitaksin seda seletada kuidagi nagu, mina võtan seda tegelikult kui distsipliini. Ehk siis, kui te annate lapsele taskuraha, et ta saaks endale süüa osta ja te peate neile loengu ära, annate neile informatsiooni, võtate näiteks minu kodulehelt kas või tervisliku snäkkide nimekirja lastele, siinkohal ma ütlen seda ühe kord veel, võtke see minu koduleheküljelt, sealt leiate selle, kas või kui te guugeldate, siis leiab vist lihtsamini Teerik Orgu tervislik ostunimekiri lastele või snäki nimekiri, mul natukene sassis, ühesõnaga te leiate selle kindlasti ülesse. Siis annate lapsele raha ja palute neil tuua tšeki tagasi, et näha, et ta on selle raha õigesse kohta kulutab. Kui te annate lihtsalt raha ja ütlete, mine poodi, osta seda, teist või kolmandat, on ju, laps ütleb, okei, ja te seda kuidagi ei kontrolli ja te lihtsalt usute, mida laps teile räägib, siis suure tõenäosusega teile ei räägita kahjuks tõtt. Ma ei ütle siinkohal, ma ei pöördu kellegi poole isiklikult, palun mitte solvuda, on ju. Aga ma räägin sellest, millega ja kellega ma olen kokku puutunud, on ju. Ehk siis annate lapsele 5 eurot, 10 eurot, mida iganes on ju, mis summa. Mingi aja peale või ühe päeva peale, jällegi, see on juba teie valik, on ju. Ja isegi kui te käite näiteks selle ostunimekirja läbi, te teate, palju te anda võiksite, palju see laps sööb ja siis te ütlete, et nii, too mulle tagasi see tšekk, on ju, täpselt näita, mis sa sealt ostsid ja näita mulle ülejäänud raha ka, on ju. Et iga asja kohta tegelikult võtta tšekk, ma tean, see on raske, see tundub nagu, aga kui kellelgi on parem idee, siis palun väga, kuidas te saate kontrollida, et teie laps tegelikult tervislikult toitub. Ja kui ta ostab need asjad, mis seal nimekirjas on, siis ei juhtu temaga mitte midagi halba. Temaga juhtub lihtsalt head asjad, sest ta sööb jällegi täisväärtuslikku toitu, on ju. Nii et pole vaja seda karta, et te võtate midagi lapselt ära ja ta jääb nälga. Te peate lihtsalt kehtestama ennast muidugi. See ei ole kerge, aga ma arvan, et see on üks headest variantidest, seda paljud on seda heaks kiitnud. Ma ei ole täiesti 100% kindel, et nad seda teevad ka, et see toimiv süsteem on, sellepärast, et lapse peal seda rakendada ei pruugi nii kerge olla. Nii et jah, proovige seda kindlasti. Ja kindlasti, mis aitab kaasa veel lapse tervislikuma toitumisega, juhe läheb sassi, kõik päev on olnud, ühesõnaga kindlasti, mis aitab kaasa lapse tervislikuks toitumiseks muutmisel on see, kui te loote lapsele sellise keskkonna, kus tal on kergem toituda, ehk siis kui te käite väljas söömas, kui te kodus ise midagi sööte, kui te viite teid sünnipäevale, kui te nagu harite lapsi sellel teemal, on ju. Ma ei saa siinkohal hakata kõigi lapsi ju harima, on ju, aga siin peaksite teie seda tegema ja rahulikult seletama ära. Mitte ütlema lihtsalt, see on paha, vaid natukene sügavamad. Kui te ei tea täpselt neid asju, te saate lugeda, te saate endale need asjad selgeks teha. Kindlasti te peate ise neid asju tegema ka. Sellepärast, et jällegi, mida ma näinud olen, laps istub kõrval, on ülekaalus tõesti, aga samamoodi on see lapsevanem ülekaalus. Siis ma ütlen, et kuidas te ise teete? Ei no, mul on nii nagu on ju. Päris nii ka ei saa. Et te peate ise eeskuju näitama. Niimoodi ei saa, et te lapsele keelate need asjad ära ja siis tema ees näiteks sööte neid asju. Kui te otsustate, et te neid asju siiski sööte, siis palun ärge tehke seda oma lapse ees lihtsalt. Sellepärast, et
siis on väga ebasoodne keskkond selleks, et ta hakkaks nagu tervislikumalt toituma. Nii. Vot, nii et seda ma tahtsingi rääkida praeguseks selle kohta. Nüüd ma vaatan, et siin on paar küsimust, millele ma vastaksin. Nii, Viivika küsis nende koguste kohta, selle ma vist rääkisin ära, aga ühesõnaga, las laps sööb nii palju, kui ta sööb, põhiline on see, et ta sööb õigeid asju, on ju. Ja ma ei ole veel sellist last näinud, kes sööb õigeid asju, tervisega on kõik korras ja ikkagi on ülekilod, nii et siinkohal tuleks meeles pidada kindlasti. Ja kui te ei tea, mis asjad on õiged asjad, on ju, te võite endale selgeks teha, te võite proovida igasuguseid variante. Minu soovitus on vaadake mu toitumisprogrammi, see on väga paljusid aidanud, on ju. Tagasiside on väga hea, väga positiivne, 50 000 kilo, ma arvan, et see räägib ka juba päris kõva ja positiivse häälega, et kui efektiivne see asi on. Nii, ma vaatan, et Edgar Liivamägi küsib, et kuidas muidu sõjaväetoiduga on? Üldiselt räägitakse, et on balansseeritud ja kõik on olemas, mis sõduril vaja, inimesel vaja, aktiivsel inimesel. Miks on nii, et seal on rasvad toidukorras rohkem kui valku? Meeste puhul oleks loogiline, et valguprotsent võiks suurem olla, et veits tugevamaks saada. See valguprotsent ei pea olema nüüd millegist otseselt suurem. Väga palju oleneb sellest, millist treeningut sa teed. Kui sul on valke väga vähe, siis see võib olla mingisugune justkui takistus sinu füüsilise saavutamisel, on ju, jõunäitajate vastupidavuse kasvatamisel, on ju. Aga neid peab tõesti vähe olema. Tegelikult isegi taimetoitlast, kes ei söö loomset valku, ise ma olen mõnega suhelnud, on ka väga heas vormis, on ju, aga siinkohal sõjaväetoidust, nii palju kui ma tean, ma ei tea, mis seal viimasel ajal nüüd toimunud on, ise ma isiklikult pean ütlema, ma sõjaväes käinud pole. Aga nii palju, kui ma kuulnud olen, nii palju, kui ma tean, mul on mõned sõjaväelased käinud ka konsultatsioonides, siis tegelikult see toit ikkagi seal, ma ei saaks öelda küll, et ma nõus sellega olen, et balansseeritud ja kõik olemas, mis sõduril vaja on. Selles mõttes, et jah, rasvad, valgud, süsivesikud on olemas, need ei tule muidugi kõige paremast kohast, on ju. Nii palju, kui mina kuulnud olen. Isiklikult ma seal käinud pole, eriti viimastel aastatel ma pole isegi tegelikult sõduritega kokku puutunud, ehk seal on mingid suured muudatused toimunud, aga kui me nüüd räägime siis sellest, et see valguprotsent võiks suurema, see valguprotsent võiks olla piisav, see ei pea suur olema, on ju, ja sinu treening, olenevalt siis, mida sa saavutada tahad, see peab olema õige. Tahad sa jõudu saada, siis sul võib olla jõutreening paigas, kui sa tahad kiirust, siis kiirustreening, kõik need asjad peavad paigas olema. Märuli Kiisu Päärson küsib, et kas need tavapärased toidud teie toitumiskavas raskesti aru saada, kas need tavapärased toidud teie toitumiskavas? Küsimus. See on siis, ma eeldan, et see on selle laste kohta, mis ma rääksin. Jah, need täiesti tavalised toidud, mis on toitumiskavas. Siinkohal muidugi ennem kui te need toidud paika panete ja valmis teete, te võiksite oma lapsele seda toitumisprogrammi natukene tutvustada ka, et ta esiteks ise võib-olla mingil hetkel hakkaks sellega majandama, miks mitte, on ju, tegelikult kõik on ju väga lihtne, sellepärast et lapsed on tänapäeval igasugustes nutiseadmetes ja mängudes vägagi nutikad, on ju. Minu programm nende kõikide mängude kõrval, mida ma näinud olen, on lapsele ja üpriski noorele lapsele kindlasti arusaadav, iseasi, kas ta köögis nende kõikide asjadega hakkama saab, aga kui teie laps vähegi juba köögis toimetab, on ju, siis võiks talle tutvustada seda. Aga jah, ma pean neid täiesti tavalisi toite silmas ja miks te lapsele võiksite seda näidata sellepärast, et ta saaks ise ka natukene valida, sellepärast, et peaks ikkagi lapse käest ka küsima, mida sa süüa tahad, sest ta ei pea valima ühte mingit konkreetset toite, aga võib-olla tal tekivad mingid lemmikud ja las ta siis sööb neid, sest neid retsepte on nii palju seal, neid on üle 350 tänaseks ja kõik on reaalselt söödavad toidud, et seal ei ole mingid pooled koogid ja mingid valgušeigid või mis iganes asjad, on ju, et leidub ka selliseid programme, kus on sellist mitte toitu sees, on ju, et kõik on täisväärtuslikud toidud ja las ta ise ka valib, on ju, äkki talle maitseb kana või te ei pea seda otsust ise tegema, et see otsuse tegemine võib-olla isegi natukene raske teil, on ju. Seega võtke laps kõrvale, vaadake koos, on ju, täna näiteks kaarelpuder, muna ja peekoniga või mida iganes ta sealt välja valib, on ju, ma ei oskagi, tahtsin siin mõned toidud öelda, aga need on nii palju, et ma ei tea, millised öelda, millised mitte, et võib-olla keegi hakkab jällegi sõnasabast kinni, on ju, ja mõtleb, et see on kõige parem. Ühesõnaga, vaadake koos need toidud üle
ja siis las laps otsustab ja ma usun, et miks mitte lapse valik ei võiks üldsegi teie toidulaual olla. Kui te seda otseselt sisse ei taha, et äkki võib-olla tuleks natuke vastu lapsele on ju ja sööks temaga koos, valmistaks temaga koos seda toitu, võt see oleks väga super, sest siis ta ju tegelikult näeb kõrvalt, kuidas see protsess käib on ju ja teie kui lapsevanem kindlasti oskate aidata teda, õpetada teda palju paremini, kui ta peaks seda ise kõike leiutama hakkama ja turvalisem ka, kui seal midagi hakkida vaja on. Anni-Mari Tammeorg küsib, kas tumedat šokolaadi võib süüa? Kui see ise tehtud on, siis on täitsa okei. Ma ise teen ja ma räägin hästi lihtsa retsepti praegu, kuidas seda teha. Nii, võtad ühe supilusikatäie kookosrasva, mis on siis lõhnatu maitsetu, ehk siis rafineeritud, siis võtad 1-2 teelusikatäit mett ja võtad 2-3 supilusikatäit toorkakaod, segad selle omavahel kokku ja siis lisad kõigele sellele kaneeli ka natukene. Sa võid igasugused erinevaid asju ka sinna apelsini koort, mida iganes sa tahad sinna lisada, on ju. Kaneel võiks ka tegelikult olla. Ja ongi valmis. Ja teed sellise šokolaadi nii mõruda, kui sa tahad. Kui sa paned seda, ja see kõik, pead ettevaatlikult sega, muidu hakkab tolnuma, on ju. Proovi seda järgi, ma ise just tegin seda. Üks hommiku ma siin pannkooki jälle tegin endale. Nii et proovi järgi, see retsept on tegelikult maailma tervislikumate pannikookide retsepti juures ka, kui šokolaadikreem välja toodud. Seal oli vist avokaado ka, aga selle võib täiesti julgelt välja jätta ja panna sinna kookosrasva. Rafineeritud, kellele maitseb kookose maitse, pange rafineerimata ja siis teil on kookose maitseline šokolaad, nagu Bounty põhimõtteliselt. Nii. Ja muideks siinkohal järgmine live tuleb, kus ma teen ühte väga maitsvat toitu. Ma võin kohe öelda ka, mis see siis tegelikult on. Ma teen kohukest, sest ma panin tähele, et Delfis tehti seda ja ma proovin ka järgi teha. Aga ma prooviks teha seda natukene veel naturaalsemalt ja veel rohkem nullist, kui nemad seda tegid, on ju. Ehk siis ma teen kõik asjad ise ja see šokolaadi, mis ma siin ümber teen, see tuleb peaaegu sama retsepti järgi. Nii. Ühesõnaga siin on siis kommentaarides, nagu te näete, on siis tervislik snäkinimekiri lastele. Nii et kordan üle, kui keegi võtab sealt, siis andke lapsele raha ja kui te tahate olla kindlad, et teie laps neid asju ikkagi ostis lisaks tema jah-sõnale, siis võtke kaasa ka check, on ju. Seal on neid toite palju, nii et kui midagi on otsas, siis leiab midagi muud asele. Printige see välja, pange see kile sisse, andke lapsele kaasa, küll ta hakkama saab. Kui ta poes suudab üksinda käia. Ja teine asi, millest ma rääkida tahtsin täna, on siis tervisekontroll ja kas ja millal sina seda viimati tegid. Ehk siis, kui sul on enesetundega mingid probleemid, vahepeal on, sul tulevad sellised põhjendamatult halvad tujud, energiapuudus, võib-olla kuskilt siit-sealt valutab, on ju, kas mingi liigesed või kõhukandis, siis minge palun kontrollige oma tervist. Minge lihtsalt arsti juurde, kirjeldage ja tehke põhjalik vereanalüüs. Ja kui teie sümptomid, ütleme niimoodi, et vajavad veel midagi tõsisemat, siis võiksite ka teha natuke põhjalikum analüüsi, et kui teil midagi viga on, siis alati tasub kontrollida. Ja siinkohal naistele, et kui teil on enesetunne ei ole kõige parem, kui teil on näiteks väsimus tihtipeal, mida ma kuulen, siis kontrollige oma hemoglobiini taset, sellepärast, et kui väga paljudel naistel on see probleem ja tegelikult nad isegi ei tule selle peale, et selles võib probleem olla. Seega see on just naistele. Kontrollige, kuidas teil hemoglobiini tase on. Muidugi sellega kaasnedes võiksite ka teha teisi terviseanalüüse, aga see on üks asi, millest võiks kindlasti kontrollida, eriti kui te teete trenni, sellepärast, et siis see võib päris palju mõjutada tegelikult teie enesetunnet. Et olenevalt siis, mis numbrid teil seal on. Kui teil on seal need numbrid madalamas otsas, siis kõik see võib raskem olla. Kui sellega on kõik korras, võib-olla siis tasub edasi uurida. Üldiselt kuskil mingi kala võib olla, isegi kui te toitute tervislikult, tasub kontrollida oma tervist regulaarselt. Ja seda ma tahtsingi kõigi teie südamele panna. Mina viimati käisin tervisekontrollis umbes 2-3 kuud tagasi ja ma teen seda iga aasta.
erakliinikus käin, see ei ole üldse mingisugune keeruline protsess, tegelikult lihtsalt minna kohale, Synlab vist on selle koha nimi nüüd, ennem kunagi oli Quatromed, lihtsalt minna sinna kohale, teha see verenäitajate pakett ära, seal võib konsulteerida ka, mida täpselt teha võiks, on ju, või siis võtate arstiga, lähete konsulteerite oma perearstiga ja tehke see ära ja nõudke seda, kui vaja, sest see on teie tervis. Ja ärge arvake, et teil midagi kunagi juhtub, ma ei ütle, et midagi juhtub, on ju, aga aeg-ajalt ikka mingid väiksed terviserikked on või suuremad, on ju, neid asju saab ravida kiiremini, neid asju saab ennetada, on ju, kui te teate täpselt, mis toimub ja kuidas selle asjaga tegeleda võiks. Vot. Siin tuli veel küsimus. Nii. Kristiina kirjutab, et see põhjalik vereanalüüs ei ole nii lihtne. Ma tean seda, see ei ole lihtne. Kui ma Inglismaal neid vereanalüüse käisin andmas, ma olen neid vereanalüüse andnud stabiilselt juba viimased 10 aastat umbes, kohe kui ma üle 10 aasta tegelikult natukene. Et kui ma personaaltreenerina ja toitumisnõustajana tegutsema hakkasin, siis ma hakkasin ka sellele tähelepanu pöörama. Ja ma tean, et see oli lihtne. Inglismaal ma tegelikult valetasin lausa oma arstile. Aga samas ma sain selle idee ka netist. Et ma lugesin siis foorumeid Inglismaal ja siis keegi tegelane oli seal kirjutanud, et ma läksin arsti juurde, ta ei teinud mulle neid, siis ootasin nädala, läksin valetasin ja siis ma sain. Muidugi see ei ole ilus tegu, ma ei taha siin kohal öelda, et mingi valetama, see on tegelikult üpriski võib-olla halba asi, mida ma siin praegu räägin, aga ma kindlasti ei soosi seda, aga proovige kuidagi mõistlikult selleni ikkagi jõuda. Ja kui ma käin aastas korra neid terviseanalüüsi tegemas, mul läheb umbes 30 euro ringis, ma täpselt seda summat ei mäleta. Aga umbes 30 euro ringis läks mul see maksma, et ma sain vajalikud asjad kõik sinna sisse, on ju, õnneks tulemused olid head. Arstiga ma seda tõesti aja, sellepärast, et mul on niimoodi, et ma ei pea mingit saatekirja, mul on ise väga teadlik, mida ma kontrollida tahan. Ma lähen sinna, ma hommikul annan oma analüüsid ära ja mulle umbes kella 3-4 paiku helistatakse, öeldakse tulemused ära, on ju. Enamasti on see niimoodi, teil on kõik korras. Ma plaksutan käsi, kõik on korras, lähen eluga edasi, mingi aeg jälle, lähen teen vereanalüüsid tulemused, on ju. Ja nüüd, kus meil varsti päiksega on kõik nägemist, on ju, siis näiteks D-vitamiini taset võiksite kontrollida ja siis vastavalt sellele on ju hakata siis seda tarvitama või kui kellegi juhuslikult mingil põhjusel see D-vitamiini tase veres ei lange, on ju, nii madalale, et seda võtma peaks hakkama, siis te teate ka seda, on ju, aga kontrollige kindlasti need asjad järgi. Vot, ja Kristiina kirjutab siin järgi veel, et olen ka valetanud kahjuks. Jah, ma ütlen ise ka, hetkel mina ei ole valetanud seda asja juba väga-väga pikalt, sellepärast, et üks perearst, jah, kes mul oli, ta keeldus ka, see oli Inglismaal, ta keeldus seda tegemast, on ju, siis ma saingi selle, ma guugeldasin ja siis mul viskas ühte foorumisse ja ütles, et kuidas saada perearstilt neid vereanalüüsi, sest tegelikult on ju nii, ma maksin seal ja ka siin ma maksan on ju oma haigekassa eest ja kui ma nüüd olen, ütleme, terve inimene, siis on kõik väga tore, on ju, aga aastas korra võiks nagu lasta vereanalüüsid ikkagi ära teha, on ju, et see ei ole ju tegelikult palju paluda, kui teil muid kaebusi ja vaegusi väga pole, on ju, ja väga tihti seal mingit protseduuri ei telli, on ju, seega ma ei tea, mina leian, et see on iga inimese õigus oma tervist kontrollida, selline asi muidugi võiks olla palju miks mitte isegi kohustuslik või kuidagi riigi poolt, on ju, või ma ei tea, äkki kellelgi tekib siin mingeid ideesid. Et siis, ühesõnaga, kui on vaja, siis kas või valetage, on ju, aga proovi siis mitte vahele jääda ja pidage meelest, te teete seda siiski oma tervise huvides ja mitte kellegi teise kahjuks. Nii et igaüks otsustab ise, kuidas ta sellele läheneb. Võib-olla aitab ka mõistlik rääkimine, et ma tahan oma tervist kontrollida, kuna ma teen sporti või toitun nüüd nii või naa, on ju, et siis saate ikkagi kuidagi mõistlikult ja ilma valetamiseta seda asja teha. Nii, siinkohal minu jutt hakkab vaikselt nagu otsa saama. Täna oli selline väga tõsine, aga ma loodan, et sellest oli
kellelegi kindlasti mingit kasu, eriti just lapsevanematele, teiseks ka inimestele, kes on täiesti ära unustatud oma tervise kontrollimise või siis kuidas oma lapsega ümber käia või millele tähelepanu pöörata. Nagu ma ütlesin, kui me lastest räägime, et kui lapsel on ülekilo tekkinud või te näete, et neil tekib, siis ärge lihtsalt saatke teda trenni lootes, et see parandab olukorra ära. See on justkui selline nagu vastutuse kellegi teise nagu kaela veeretamine. Tegelikult on asi ikkagi toitumises kõigepealt ja see, mida laps, kuidas ta toitub kodus, kuidas ta toitub väljas, milline informatsioon tal on ju. Mina väga noores eas ei tulnud selle peale, et kõiki neid asju lugema hakata, kuigi see informatsioon oli kõik tegelikult olemas, on ju, aga üpriski noorelt tegelikult ise hakkasin toimetama selle toitumise ja tervisele tähelepanu pööramise ja liikumise kõigega tänaseks päevaks tänu sellele, kuna võib-olla mõni arvab, et ma alustasin seda asja hiljuti. Ei, ma ei alustanud seda hiljuti, ma tegelikult alustasin kogu seda trenni ja kõike seda asja umbes 10-aastaselt, 12-aastaselt umbes niimoodi. Kokkasin ma juba endale oluliselt varem, on ju, aga mingil hetkel ma hakkasin sellele lihtsalt rohkem tähelepanu pöörama, huvituma just nendest teemadest, lugema kõigest sellest trennist, värgist, on ju, et sorry, et sellist sõna kasutasin, värgist tundub väga mitte professionaalne. Ühesõnaga treeningutesse toitumist hakkasin põhjalikult huvi tundma ja nüüd ma siis olengi sellega tegelenud üle poole oma elust. Nii et see ei ole mingisugune asi, millega ma alustasin mõned aastad tagasi või siis, kui ma Inglismaale läksin. Ei, ma olin sellest ennem väga huvitanud. Mul käisid siis juba sõbrad küsis minu käest trenninõu ja toitumisnõu ja tahtsid, et ma neile süüa teeks, kuna see oli alati natukene just parem, on ju. Nii et ma olen sellega väga kaua tegelenud. Ma olin kuskil 10-12 aastane, kui ma sellega juba tegelema hakkasin ja nüüdseks olen ma sellega tegelenud juba üle 20 aasta. Nii et kui te midagi väga tahate, siis te peate sellega põhjalikult tegelema. Ja paljud inimesed ütlevad, kui nad minuga räägivad, et kuidas sa saad nii või naa suhtuda sellesse toitu või sellele või teisele ei öelda. See on nii pikk protsess olnud ja kui te nüüd kohe alustate sellega, siis jõuate teie ka sinna. Sellepärast, et nüüd on need tingimused palju paremad, et saada kiiremini, efektiivsemalt oma toitumine korda või siis liikumine korda. Selleks on tänapäeval ju, alustame äppidest kuni raamatuteni, nõustajateni, kõik spordiklubid on treenereid, nõustajaid täis, valige, mis teile kõige rohkem sobib, kõige paremini sobib, on ju, ja alustage sellega, aga alustage kohe ja hakake sellega tegelema ja kui te sellega tegelete, siis te saate selle asja korda. See ei ole mingisugune imetegu, aga see ei ole ka mingi väga lihtne tegu. Selleks on vaja pühendada ja investeerida oma aega, mingil määral ka raha ja te saate selle asja korda üksi või kellegi abiga. Kui keegi saab seda üksina teha läbi raamatute, läbi internetis oleva materjali, palun väga, tehke. Ja kui te seda teete, siis te sellega saate. Pikk päev on olnud, nagu ma ütlesin, natukene väsinud ka. Ma hea meelega vastaksin veel küsimustele, sest praegu on meil läinud siin 40 minutit, aga ma võin väga vabalt siin ka kauem olla, nii et küsige julgesti. Rohkem mul täna midagi plaanis rääkida polnud, sest ma arvan, et ma rääkisin piisavalt ja ma arvan, et need olid piisavalt tähtsad asjad, millest rääkida, millele tähelepanu juhtida. Ja ma loodan, et te hakkate selle järgi talitama, mis puutub siis lastesse ja mis puutub oma tervise kontrollimisse. Ja ohjad siis enda kätte haarata, et teie lähedaste ja teie tervis oleks kas või tänasest või homsest päevast palju paremas seisukorras, kui ta on täna. Ma ei ütle, et see halb on, aga kui on võimalus paremaks teha, siis miks mitte seda teha. Nii. Aga siinkohal siis tõmbaksin vaikselt otsad kokku. Okei, väga hea. Viivika küsis, kus ma leian teie toitumiskava. Toitumiskava leiad selliselt leheküljelt nagu Erik Orgu, kokku kirjutades .ee. Ja kui sa tahad veel lihtsamalt saada, siis kui sa vaatad natukene vaatad ülespoole, ma kohe kontrollin selle asja ise ka arvutist ära. Kui sa vaatad natukene ülespoole, aga põhimõtteliselt jah, erikorgu.ee, siis sa leiad selle väga ilusti. Nii, ja kui sa klikkad selle lingi peale, on ju, kui sa klikkad selle lingi peale,
mis on see tervislik snäki nimekiri lastele, siis sealt sa saad kohe koduleheküljele, sealt paned teenused, kõigepealt ma soovitan sul läbi lugeda teenuse kirjeldus, miks mitte ka teha proovipäevaks 3 päeva, proovi liitumine, ehk siis mitte mingit kohustusi pole, vaata üle, mis see täpselt on, proovi 3 päeva seda järgi teha, kui sa tunned, et kui sa teenuse kirjelduse ja kõik muu informatsiooni läbi loed, tunned, et see on sinu jaoks õige asi, siis sa võid juba kohe palju parem, aga kohe juba programmiga alustada, on ju. Hene-Liis Soosaar küsib, et mida täpsemalt vereproovist oleks vaja uurida. Eks siinkohal ei tea sinu kohta täpselt mitte midagi. Ütleme niimoodi, mis sa tunned, et on sinu puhul kõige asjakohasem asi, mida uurida, on ju. Naistel, mida ma kindlasti soovitan uurida, aga sa pead, kindlasti sul on arst, kes teab sind, kes tunneb su tervist, temaga sa võiksid konsulteerida, kui sa teed mingisugused muutusid oma elus, kindlasti tema oskab sulle kõige paremini soovitada, ma siinkohal jätakski temale need soovitused, mida siis kontrollida, kui sa näiteks muudad oma aktiivsuse taset, ehk siis teed rohkem trenni, teed vähem trenni, kui sa muudad oma toitumist, sööd midagi täiesti totaalselt erinevalt sellest, on ju, kui sa lihtsalt võib-olla ei ole praegu toitunud kõige paremini, et mida siis kontrollida, on ju, mis verenäitused siis kontrollida. Ja nagu ma ütlesin, et hemoglobiini tase on asi, mida sa võiksid kindlasti kontrollida, sellepärast, et naistel kipub see madal olema, muidugi see võib kaasneda sellega ka, et kui on päevad näiteks, et siis see tase enne selle ajal ja peale seda võib madalam olla ja sellepärast tuntakse sellist väsimust ja kõik tujud ja enesetunne on justkui nagu mitte kõige parem, on ju. Et see oleneb väga palju sinu elustiilist, mida sa kontrollida võiksid, aga arst annab sulle põhjalikuma vastuse, mine lihtsalt räägi oma arstiga, ütle, et sa tahad kontrollida, see oleneb sinu vanusest ka, ma ei oska su vanust praegu pildi järgi niimoodi öelda, et kindlasti kui sa lähed arsti juurde, siis sa peadki hakkama rääkima ja ütled sind huvitavad sellised need põhinäitajad, noh, ja siis arst ise otsustab, mis seal on ju, et sest ma jällegi siinkohal ei taha väga konkreetset soovitust kui sellist anda, eks igaüks teab oma tervist kõige paremini, on ju, mina teatud asju kontrollin, on ju, mis meeste puhul, millele peab tähelepanu pöörama. Väga segane vastus, aga üldiselt ma soovitan, et mine oma arsti juurde ja räägi oma arstile kõik ära, miks sa tahad seda teha, on ju, anna rohkem informatsiooni enda kohta ja ma usun, et su arst annab sulle kõige parema soovituse lõppude lõpuks ja muidu lihtsalt võib segaseks minna, et Eerik ütles seda, Eerik ütles teist, on ju, ja arst ütleb 3. ja 4. Parem konsulteeri oma arstiga, et loodan, et sul on mõistlik perearst ja väga vastu ei punni, kui sa soovid seda teha. Katrin kirjutab, et toitumiskava juba jälgib nii enam-vähem. Okei, noh, kui ma vaatan, sa enne vist ei kirjutanud midagi, mulle ei kirjutanud. Jah, noh, mida rohkem, seda parem, on ju. Jälgi seda toitumiskava nii täpselt kui võimalik, sellepärast, et nii sa saad alati parima tulemuse ja kui sa siis pöördud minu poole ja ütled, et tahad midagi rääkida, on ju, kirjutad näiteks infosse, siis ma vastan sulle sealt, et siis ma saan kohe täpselt vaadata, mida sa siis teed, on ju, ja mida sa muuta soovid ja miks me seda muutma peaks ja kuidas me seda muutma peaks, on ju, nii et kui sa järgid täpselt toitumiskava, siis on alati väga lihtne, kui sa tuled minu käest midagi küsima, siis mul on väga lihtne sulle vastata, sest ma tean ju täpselt, mida sa teinud oled, on ju, ja siis sa saad mulle öelda, kuidas see mõjub, on ju, ja siis ma saan öelda, et mida sa peaksid tegema, et see mõjuks kuidagi teistmoodi. Või noh, tulemused natukene muutuksid. Hene-Liis ütleb, aitäh, mina ütlen palun. Ma loodan veel kord, et see ei olnud väga segane jutt, aga ma siinkohal väldiksin lihtsalt konkreetseid soovitusi, kuna me räägime ikkagi meditsiinist ja seal on ikkagi lõppsõna arstil, sest ma olen kindel, et sul on ikkagi väga hea arst. Nii. Okei, kas kellelgi on veel küsimusi? Ma võtaksin näiteks paar minutit ootaksin, minutikese. Küsige julgesti. Ei ole vaja üldse tagasihoidlik olla. Kõik on siin toredad inimesed ja räägime ja toetame ja aitame teineteist. Ma korraks vaatan siin paari tööasja, et rääkides siin inimestest, kes kliendi toel on kirjutanud, et siis vaatan, mis siin kirjutatud on.
Kõik, kes vaatavad, ma tahaksin tänada, mul on nii palju toidupilte saadetud, et me programmis on kirjas, et kui meil sellest toidust pilti pole, on ju, et tehke julgesti, saatke neid pilte ja ma loodan, et kuna need pildid kõik alles jäävad, siis ma loodan, et me saame kunagi neid kuidagi ikkagi ära kasutada ja väga lahe on näha, kuidas keegi siis endale, milline see toit välja näeb. kõik pildid on lahedad, aga osad pildid on ikkagi väga ilusad, et eriti suur tänu nende piltide eest ja kui teie pilte veel üles pole pandud, siis jällegi peagi tegeleme sellega ja paneme neid pilte sinna veel üles, et siis te saate aimu, et millised need toidud võiksid olla. Nii, aga ma vaatan, et mul postkast on siin, Siim küsib ja see on, ma kardan, et ma ei oska sellele küsimusele vastata, Siim, sorry. Ehk siis küsimus on üpris keeruline ja ma saan sellest täiesti küsimusest aru, aga ma tõesti ei oska sellele vastata, nii et sorry, sa oled vist veregrupi selle testi ära teinud, mis sobivad ja mis ei sobi, on ju. Seega ma ei ole selle valdkonnaga väga põhjalikult tutvunud, seega ma tõesti ei oska vastata. Aga ma võtaks veel 1 või 2 küsimust ja siis ma vaatan, et mul on postkast siin täis, päris paljud inimesed on kirjutanud ja ma pean neile vastama hakkama. Seega kui Sõrka, väga huvitav nimi, küsib, et kas ma söön mingeid aineid, mis pole eriti laialt levinud. Ma ütleks, et ei söö. Ma söön täiesti tavalisi, oota, las ma mõtlen. Äkki midagi on. Kuule, Sõrka, ma pean sulle ütlema, et mul ei tule praegu midagi ette sellist, mis oleks väga teistsugune, mida ma regulaarselt sööksin aeg-ajalt. Ma ei tea, isegi aeg-ajalt, mulle ei meeldi praegu midagi sellist, mis oleks hoopis teistsugune, et kunagi ma sõin kookospalmis uhkurt, seda ma olen nüüd vähem, seda ma pole üldse päris pikka aega söönud ja siis paljusid inimesi üllatas, et mis see on ja kus seda saab, aga nüüd see peaks olema ikkagi väga tavaline asi. Seega see ainukese asjana kogu aeg tuli mulle see pähe, aga praegu hetkel ei ole. Ma ostan kõik oma taimse toidu, ma ostan turult, liha ma ostan jätkuvalt poest, õlid samamoodi poest, täiesti tavalisest poest, mõnikord ka ökopoest mõned asjad, aga ei ole selliseid asju jah, et sorry, mul ei ole millegiga üllatada, sellepärast et mu toitumine on täpselt sama nagu, kui keegi tahab teada, mida ma söön täpselt samu toite, mis mul toitumiskavas on. Et ühesõnaga need, kes kava järgivad, need teavad väga hästi, mida ma söön ja täpselt neid samu asju ma sööngi. Nii, Gita küsib, et tere, tellisin ühe, ma teen selle terve küsimuse lahti. Tere, tellisin ühe teise personaaltreeneri käest toitumise treeningkava. Kui tellisin, siis mainisin, et ei soovi kaalu langetada, sest olen niigi alakaalus, aga siiski on suurem enamus toiduaineid keelatud. Oskate vastata, miks? Ma eeldan, Gita, et sul on keelatud sellised toiduained, mis ei ole justkui toiduained, mis on pigem nagu tooted, ehk siis igasugune rämpstoit on keelatud. Ja nagu ma siin varem rääkisin, et kui inimene on näiteks alakaalus, siis ei tohiks proovida tõsta oma kehakaalu ebatervislike, jah, kõrge kaloraažiga on need toiduained, kõik palju suhkurt on ju, palju kaloreid, palju rasva, väga väikse, võtame kas või siin mingi väikse šokolaadi, selliseid asju ei tohiks endale sisse lahmida, sest tegelikult selle pealt, kui üldse kiire ainevahetusega inimestel hakkab kehakaal tõusma, siis see hakkab ju rasva arvelt tõusma enamasti, mida tegelikult ka vaja pole. On ju? Nii et kui sa hakkad
kui sa tellisid kava, on ju, siis ma soovitaksin sul praegu, et kõik küsimused, kui su treener ei suuda neile vastata või kui tema vastused ei tooda siis piisavalt tulemust, siis sa võid kellegi teise poole pöörduda, aga hetkel ma soovitaksin sul selle treeneri konsulteerida, aga ma võin nii palju öelda, et kui seal on rämpstoit sees, mida ta sul ära keelab, igasugused maiustused ja krõpsud ja mingisugune selline jama, nagu siis see on täiesti õige tegelikult, et selliseid asju ei tohiks süüa, sest selle pealt sa lihtsalt ei saa seda kvaliteetset massi juurde, mida sa tahad. Nii, Sörga küsib veel, et Tim Ferrise toitumisalaseid katseid oled vaadanud, kui ja mis sa arvad? Ma ei ole neid vaadanud, seega siinkohal ei oska seda kahjuks kommenteerida. Ma arvan, et praegu vist väga ei jõua ka. Nii, Siim küsib, et läbi Sports Gene asutuse on võimalik teha veregruppi toitumisanalüüsi süljeproovi järgi. Kas soovitaksite seda teha? Nendest tegelastest ma konkreetselt praegu ei tea mitte midagi, küll aga oli mõned aastad tagasi mingisugune sarnane süljetesti analüüsi asi. Ja seal käisid päris mitmed inimesed, kes minu juurde pöördusid ja ma võin öelda seda, et tegelikult mida mina siis nägin, ma nüüd ei oska täpselt nende kohta öelda, mida nemad soovitasid vastavalt siis sinu tulemustele, aga seal käisid küllaltki erinevad inimesed, aga need mitte täiesti, aga need küllaltki erinevad inimesed said täpselt ühesuguseid soovitusi ja tegelikult suht samasid soovitusi, need võib-olla on muutunud, on ju, ja tol hetkel, kuna see oli paar aastat tagasi, ma täpselt ei mäleta ka, aga suht samasid soovitusi tegelikult jagan mina ka, ehk siis põhimõtteliselt, mida nad sulle seal ütlevad, on see, et toitu siis tervislikult, võta siis välja valge jahu, sai, igasugune, tead küll kõik see rämpstoit, ühesõnaga valge suhkur, kõik võtta need välja, on ju, ja siis söö ühesõnaga tervislikke köögivilju, puuvilju, sa ütlesid vist apelsin sulle ei sobi, ma ei tea, mis test väidab, et apelsin ei sobi, jällegi seda informatsiooni on nii palju, ma tõesti ei jõua ennast kõigega kurssi viia, ma tegelen kõige rohkem oma asjaga, on ju, ja kui seal leiutatakse igasuguseid teste ja erinevaid õlisid või mida iganes asju juurde, on ju, ma ei jõua selle kõigega päris kaasas käia, kui mina mingeid asju panen, kas või siin keefiri toitu, ma tean, miks ma neid panen, inimene peaks ise oma tervisega piisavalt palju ja selleks võiks teha tervisekontrolle, kui see Sports Gene on selline meditsiiniline ja teaduslikult tõestatud kõik, kui sa oled selle endale täiesti selgeks teinud, uurinud, nii-öelda ära tõestanud, kui see kõik on õige, siis sa võid enda soovitusi järgida ja kui see toodab tulemust, veel parem, aga ole sellest täiesti kindel, on ju, mida sa teed. Kiite kirjutab, et keelatud on näiteks kartul, esimene, mis kohe meelde tuli. No kui see kartulikrõps pole, või on, kui see kartulikrõps on, siis ma saan aru, miks see keelatud on, aga kui see on tavaline kartul, siis ma hea meelega kuulaks selle põhjendusi ära, et miks tavalist kartulit süüa või, sellepärast, et minu toitumiskavas jällegi on kartul esindatud, inimesed söövad seda, tervis paraneb, enesetunne paraneb, isud lähevad alla, kõik justkui läheb paremaks, seega ma ei oska siin kohal öelda, tavaline kartul, ma ei tea. Küsitud põhjendust ja kui sa selle põhjenduse saad, miks tavaline kartul on keelatud, siis sa võid ise uurida ja sa võid ise edasi uurida ja üks sinu uuringute allikaks või otsingu kohaks võin olla täiesti vabalt mina, ehk siis sa võid mulle panna selle vastuse kirjadesse näiteks edasi, saada mulle email erik@erikoorgu.ee või info@erikoorgu.ee või siia samasse Facebooki. See ei pea mulle selle treeneri nime isegi ütlema, lihtsalt saada mulle ta vastus edasi, miks kartulit süüa ei või ja vaatame siis selle vastuse pealt, et mida see vastus meile ütleb, on ju, ja kui see on asjalik vastus, siis uurime natuke süvitsi ja jõuame selleni, et äkki ongi kartul selline paha asi, kuigi ma millegi pärast kahtlen või arvan, et see
nii ka ei kipu olema. Kui sa juhuslikult ei annad talle mingit informatsiooni oma tervise kohta, mis sinu puhul kartuli välistaks, aga lihtsalt suvaliselt öelda, et kartul on keelatud, natukene too much minu arust öelda seda niimoodi, aga kui on seal adekvaatne põhjendus taga, siis hea meelega tahaksin teada, miks on kartul keelatud nimekirjade väljas. Viivik kirjutab, et ei leia snäki värki, kui klikkasin, siis siin see ei avanenud. Ma kohe proovin järgi. Proovime järgi selle asja. Nii, aga tundub, et elu on hakanud jälle käima ja mul hakkas lõbus, aga ma ei näe neid kommentaare. Aga ma ei tea, miks sul ei avane see. Mul tuli täiesti lahti. Äkki proovid mingisugusest teisest seadmest või kuidagi, ma ei tea. Mul vist vajutasin ja tuli täiesti lahti. Siin näitan sulle ka. Võib-olla, vaata, ma pean tumedamaks. Mitte, et ma tõestaks, vaid ma lihtsalt näitan sulle. Näed, laste tervislik poe nimekiri. Vajutasin peale ja tuli ilusti lahti. Ma ei tea, ma ei ole kahjuks nii IT-inimene, et ma oskan sulle öelda. Vähemalt minu arvutis see asi töötab ja ma loodan, et sa saad selle kuidagi kindlasti saad. Proovi võib-olla mingit teist seadet või äkki kellelgi õnnestub sul midagi saata. Panen selle lingi uuesti igaks juhuks, äkki oli seal lingis mingi viga. Nii, ma panen uuesti selle lingi. Nii, panin ära. Juba keegi kirjutas. Aga ma panin uuesti selle lingi, prooviga uuesti on ju, ja ma loodan, et kuidagi ikkagi saate tööle selle. Sörkaile kirjutab, mis su toitumise ja trenni tegemise põhieesmärgid on? Põhieesmärgid on tunda ennast hästi, sellepärast, et see enesetunne, see on minust parim asi, mis sellega üldse kaasneda saab. See on nagu põhiline ja siiski omada teatud mõttes ikkagi piisavat jõudu, mis minu jaoks piisav on, kuna ma tegelen erinevate aladega, siis tegelikult seal see üldfüüsiline, ma ei tee trenni nüüd mingi väga palju, aga 4 korda nädalas umbes teen ja need ei ole pikad treeningud, need on kuskil 45-minutilised treeningud, mõnikord isegi 40 minutit. Ja kuna ma teen teisi alasid ka, näiteks natuke teen boksi, mida ma nüüd siin tegelikult paar nädalat teinud pole, aga nüüd jällegi alustan sellega aktiivsemalt, siis seal on üldfüüsiline tähtis on ju vastupidavus, miks mitte ka kiirus, kuigi selle peale ma ei saa öelda, et ma väga panustan on ju, suvel olen teinud siin natukene veesporti on ju, et kõik see üldfüüsiline tuleb selle jubedalt kasuks on ju ja ilmselgelt igasugused igapäevased liigutamised on ju, et kui sa ikkagi oled aktiivne, siis sul on parem nii-öelda, kuidas ma ütlen, kontroll oma keha üle. Seega need on minu põhieesmärgid, et mingid muud eesmärki mul küll ei ole, et see, et mul oleks biitseps nii suur või nii väike, need asjad mind otseselt nagu ei huvita. Ma teen lihtsalt trenni, et mul oleks hea enesetunne ja kõik, mis sellega kaasa tuleb, minu välimus, siis see, mis mul sees toimub, on kõige tähtsam. See, mis sellega kaasa tuleb väljast, see on selline pigem 3.-4. järguline on ju. Et miks sa seda teed ja ei söö nii-öelda lambist, et mille järgi isu on? Isudele ma ei saa öelda, et ma järgi annan selles mõttes, et ma pigem mingil hetkel lihtsalt otsustan, et nüüd ma tahan seda süüa. Et ma võib-olla üritan, et kui mul tekib selline soov, tõsi, ma tunnen ära, kui see soov on selline nagu tõsine, et ma ei tohiks seda justkui edasi lükata, siis ma lähen ja võib-olla söön midagi sellist, aga mingit täielikult läbu ma küll ei söö, vähemalt meelde küll ei tule. Eks meil omad mingid pahed ikka on, aga seda juhtub mingi haruharva kuus, võib-olla 1 korra, võib-olla 2 korda, midagi sellist, et haruharva, et ma üldiselt ikkagi naudin seda tervislikku toitu lihtsalt ja siiralt naudin seda ja ma naudin neid maitseid ja seda enesetunnet, ma saan hästi öösel magada, see kõik toit teeb minuga seda head. Nädalavahetusel rämpstoitu klubides ei joo, ei saa öelda küll, et ma klubides joomas käin, et siin mingi aeg tagasi käisin ühes klubis, aga see alkohol
ja üldiselt klubides, ma ei tea, mulle meeldib öösel magada, ütleme niimoodi, et väga väljas nagu ei tuigerda. Mõnikord on juhtunud jah, et ma lähen kuhugile välja nagu jalutama ja hüppan kuskilt läbi, aga ega ma seal väga kaua ei ole, et mingisugune 1-2 heal juhul ja siis mul tulebki juba väsimus peale ja ma ei ole selles mõttes, et ma ei tee seda sellepärast, et ma olen mingi vana või ma olen tegelikult suht noorest peast ja minu jaoks on alati kell 2, kell 1 sai juba pidu läbi, ma läksin koju magama, sest mul järgmine päev on trenn või on vaja lihtsalt ennast hästi tunda, seega ma ei näe mingit pointi, et ma peaks venitama seda õhtut nii pikaks, et ma järgmise päeva täiesti maha magan, on ju. Ja ta kirjutabki, et tavaline kartul, sellest me vist juba rääkisime. Nii, Siim kirjutab. Jah, Siim, tead, ma uurin seda Sport Gene asja ja kui ma selles asjas olen teadlikum, siis me saame sellest uuesti rääkida. Ja teine kord, kui ma jälle laivi lähen, on ju, siis sa võid tulla ja uuesti see küsimust küsida. Ma loodan, et selleks hetkeks ma olen seda asja põhjalikumalt uurinud ja ma saan sulle anda põhjalikuma vastuse. Probleemid siis selle ostunimekirja avamisega. Ma loodan, ma kindlasti proovin selle asjaga tegeleda, et see asi peaks ikkagi avanema. Minul on ta ilusti lahti ja ma loodan, et teiega saate lahti selle ilusti. Aga nüüd siis sellest hetkest, kui ma ütlesin, et paar minutit veel tuli nii palju küsimusi, sai nii palju juttu räägitud. Ja ma ei tea, paneme edasi või? On kellelgi küsimusi? Või siis ma hakkan vastama inimestele, kes on kirjutanud mulle postkasti. Teeme nii, et ma vaikselt tegelen sellega ja kui mingid küsimusi rohkem justkui ei tule, siis lõpetame tänaseks selle laivi ära, et mul ei ole selle vastu midagi. Et mul siin, ühesõnaga ma saan multitaskida küll. Aga teate mis, ma arvan, et ei tule mingeid küsimusi rohkem praegu, sellepärast, et ilusti tunniken on täis, natuke pealegi. Ja siis jällegi peagi jälle live tulemas. Järgmises laivis ma proovin siis, mitte proovi, vaid teen tervisliku kohukese retsepti ja vaatame, kuidas õnnestub. Ja ma annan kindlasti aegsalt teada, mis selleks vaja on, kui te tahate minuga kaasa teha. See on mitte kindlasti, vaid see saab lihtne olema. Ja teeme seda koos ja vaatame, kuidas välja tuleb. Sörga küsib, et kohvi palju ma joon, ma ei joo üldse kohvi. Absoluutselt ei joo. Mu viimane kohvi joomine jäi mingisugusesse umbes 5 aastat tagasi jõin. Hommikul jõin tassi ära ja ma ei saanud öösel selles mõttes, et täna hommikul nagu oleks joonud, öösel ma ei saanud magada. Mul oli väga, väga tugev selline ärevus peal, on ju, kuna minu keha ei ole kofeiiniga üldse harjunud ja see, mis sa küsid veel siin ette, et kas saab endale kuidagi koguse määrata, ausalt öeldes ei oska öelda, aga ma ei tea, tänapäeval määratakse igasuguseid asju, on ju, äkki isegi saab seda määrata, ma ei tea, pead uurima. Ja kui mul mingi hetk tekib, siis ma võib-olla uurin ise ka seda asja. Kas laste menüü on ka olemas? Kui sa mõtled ostunimekirja, siis ostunimekiri peaks ikkagi selles mõttes olema kodulehel. Ja ma arvan, Henri, et sa mõtlesid ostunimekirja. Aga mis siis ikka? Oli tore. Täitsa siiralt ja teeme siis varsti jälle ühe laivi ja seal juba teeme siis toitu ja ma mäletan, kui keegi vaatas eelmist rullimisvideot, et siis ma teen rullimisvideo ka, nii et olge valmis, see asi võib kõik juhtuda nädalavahetusel isegi ja siis vaatame, kuidas läheb, on ju. Aga head õhtut kõigile ja tore, et olite siin, tore, et vaatasite, tore, et küsimusi küsisite ja kui kellelgi jäi mingi küsimus küsimata, siis palun pange see küsimus teele. Ma vastan siis privaatselt, kui ei olnud soovi avalikult vastata. Muidugi võib see kommentaaridesse ka, et kui ma seda küsimust näen, siis ma vastan sellele. Aga see on teie valik, kuhu te selle kirjutate, kas te selle kirjutate. Mina vastan igal juhul.
kui küsitakse. Nii et kõike head ja mõnust õhtu jätku. Tšau, tšau.